Ja tere tulemast tagasi meie kanalile Sina otsustad. Jätkame seeriaga Avastame Eestimaad ja täna oleme kohas nimega Valga. Nagu ikka, võtame midagi süüa, kõnnime ringi, avastame kohalik elu ja tulge meiega selle seiklusele kaasa. Tere tulemast Valga linna. Valga pindala on 16,54 ruutkilomeetrit ja siin elab umbes 12 000 inimest. Valga on Eesti lõunapoolsem linn. Tänapäeval on Valka nagu üks linn, mis ei mahu ühe riigi piiridesse. Sellest ka tunnuslause. Valga, üks linn, kaks riiki. Valgat läbib Pedeli jõgi, millele on paisutatud 4 järve. Valgas on olemas kõik, mis on linnale omane. Tuntumaid Valga inimesed on näiteks Anne Veesaar, Tiit Vähi, Märt Sults, Allain Karuse, Mihkel Silme, Madis Rahu. Head vaatamist. Nii, kohe kui siia bussijaama või Valga rongijaama jõuad, siis näed, et siit läheb sild üle. Raudtee siis väga meenutab sellist Narvat, kui olete näinud võib-olla videot külastamist seda, et suht üks ühele, et teeb siin võib-olla linna 2 ja meie jääme täna sinnapoole siis rohkem. Aga veel, mis rääkida on, et väga mõnus suur selline peatuse koht siis nii rongikülastajatele kui ka bussisõpradele, et sees olid väga suured hallid, oli ka tegelikult isegi mingi selline näitusala, kus oli veidi Eesti ajaloost räägitud ja mis peab veel tähele panema, et seal oli WC 20 senti, aga see on mingi automatiseeritud, vaid oli päris teenindaja letis, kes siis võttis raha vastu, et siis ka selline kultuur on kuskil säilinud. Aga meie liigume järjest edasi. Ilm on palav, nagu terve see suvi on olnud, aga üritame nautida ka seda kogemust siin. Võib-olla juba mõni teravam kuulaja on tähele pannud, mul näel natuke ära, et ma loodan, et kedagi häiri. Päeva peale vastub tagasi, juba tunnetan, et läks paremaks. Aga meie liigume järjest edasi, kõhtleb ka tühjaks, nii et kindlasti saame siit Valgast ühe korraliku sellise kõhutäie. Operaator on ka näljane näost juba näha. Näost? No Toona jõgi on toodud siia, aga mis on huvitav tegelikult, vaata, pigem väike kauplus, aga esmaspäevast pühapäevani ja kell 9 lahti, hommikul kell 8 avatakse. Et pigem päris hea võimalus, ma arvan, siin Valga linna elanikel käia kaupluses õhtuti. Aga mis Valga kohta veel, et ise peab tunnistama, et polegi niimoodi see linna nagu sisse sattunud. Nagu ma arvan, üle poole eestlaste on käinud lihtsalt alkoholipoes. Piiri ääres kohe Alko 1000 Market või Superalko, mis seal kõik on. Et sellena on võib-olla eestlaste seas kõige rohkem see piirilinn praegu tuntud. Aga mis siin esmamuljed on? Väga mõnus selline roheline, pigem vaiksepoolsem. Kell on 11, aga sellist suuremat saginat pole. Mõned autod sõidavad, aga inimesed pigem liiguvad jala igale poole siin praegu. Ja siin mõnus, linnud jälle laulavad, meenutab natuke, viskab sellist Elvat. Ta on kindlasti suurem, aga just siin, kus meie maha tulime, siin on pigem rahulikum pool praegu. Kui siin praegu söögikohtade juurde kõndida vaikselt, siis mis jääb silma on, et need vanad paneelmajad, aga järjest on näha, et on hakatud renoveerima neid. Mu taga on seal juba üleni kollaseks peaaegu võõbatud maja ja ära krohvitud ilusti kõik. Siin tuleb veel selliseid juba korda tehtud maju, aga seal tagapool oli näha, et mõni on jäänud niimoodi siia ikkagi ajapikku ja aja hammasrataste vahele, aga arvatavasti tehakse ka need järjest korda. Aga mis on jällegi väga tore vaatepilt on, et rõdud on sellised suuremad pigem ja rõdude peal oli päris palju nagu lilli, et äge, igaüks saab ikkagi ise kujundada seda hoonet ilusamaks nii-öelda, et see nägi päris kena välja. Oleme Kuperjanovi tänaval, nagu näha, terve Eesti on seotud omavahel ja Tartus leiad Võrust need tänavad. Aga mis jääb siin näiteks silma on see koht nagu kummiboks ja erilisteks see, et siin on eesti keeles, läti keeles, vene keeles, ehk siis näha on, et on saadud aru, et kliente on ümberringi igalt keelt kõnelevalt ja sihtrühma teatakse väga hästi, äri püsti, kõik kliendid saavad seal kindlasti teenindatud. Nii ja nüüd on tegelikult meil siin otse ees ka kohe kõrval esimene söögikoht. Selle nime kohe loen välja siit, aga probleem oli selles, et see avatakse kell 12 ja pigem lähme teise kohta, muidu jääme võib-olla veidi aja ette. Aga see näeb välja ka täitsa selline pubi puidust selline väliterass ja nimeks on Voorimäe pubi. Seda ma olen kuulnud tegelikult. See on kindlasti siin Valgas pigem tuntud koht. Aga tegelikult see avatakse 11.30, kui ma siit nagu välja loen. Aga see on mingi vana silt, see on nüüd uus silt. Ei, kinni. Isegi seal baari ees oli nagu lukus pimedus. Aga nojah, et Voorimäe pubiga kindlasti oskame soovitada. Või vähemalt minul on ka öelda, et siit nagu saad ikkagi korraliku kõhutäie. Meiega liigume edasi, sellepärast, et üks teine koht sinna poole. Okei, minu. Läheme.
no mis jääb veel siin Voorima pubi juures meelde või noh, kohe paned tähele, et A Le Coq'i silt on siin ja on ka Saku, et sellised omavahel rivaalitsejad on siin leidnud mõlemad reklaamikoha endale. See ongi võib-olla koht, kus sõbrad saavad kokku ja leppivad üle. Jah, kõik, kes joovad Sakut, kõik, kes joovad A Le Coq'i, no tuleme nagu veel lätlased, eestlased saavad piiri peal kokku, siin saavad A Le Coq'i ja Saku joojad kokku ja näe, jäitaks jälle mingi kujuka, et siin ikka leidub igasugust asja. Korra pead silmad avama Valga linnas ja jälle leiad midagi uut. Kõht on juba päris tühi, hommik ei nagu vahele, siit tulebki hommik. Kalkrips lõunasöök. Nii, oleme jõudnud Valga gümnaasiumi ette. Esmamulje, tõeliselt suured aknad, selline, isegi võiks öelda veidi majesteetlik kuidagi, et selline valge, ei näe väga, et värv oleks koorunud, et näeb väga seisus välja ja ikkagi, kui tahad üles vaadata, pead ikka kaelad eest üles tõstma, seal on üleval ka selline suur poolkaares aken, et näeb väga korralik välja. Vaatan siit veidi ülesse ka. Ilusti lilled tervitavad siin. Koolimäe on praegu suletud muidugi, aga jällegi vaata seda suurt usta. Siin on käepide ülevalt, läheb täiesti lahti. Alla läheb koridor ja ees on siis selline suure foyer. Aga mis mind korra ära ehmatas, vaatasin seda kuju seal. Nagu päris inimene oleks seal juba olnud plate peal. Lähme uurime ära, mis seal ka toimub. Aga muidu tõesti väga ilus nüüd välja see gümnaasium meil. Nii, mingi silt on meil siin täitsa olemas õnneks. Hoolaud, jah, nagu operaator ütles, et hakkas ütlema hüppelaud. Siin on pandud see sõna hoolaud, lõpetad gümnaasiumi ära, lähed sukeldud päris ellu, hakkad avastama elu end ümber, 2016 tehtud ja päris äge sümbol tegelikult. Valga gümnaasiumi logo on ka särgi peal ja täitsa äge. Mees ise otsustab, võt. See mees siin ise otsustab. Mu selja taga ongi siin Lilli restoran, mis avati 11.30. Juba oli näha, inimesi oli väljas ootamas, ehk siis me ei ole ainuksed, kes on ootanud, võib-olla, et see koht avatakse. Aga siit arvatavasti, kui on päevaks, võtame päevaka, räägime, kuidas on, naudime, istume maha. Nii, siin Lilli söögikohas avati siin 8 minutit tagasi, juba on 10-12 klienti. Mina võtsin päevapakkumise riis koos krõbekanaga. Tuligi siin umbes 5 minutiga kohale, aga väga mõnus. Sai ise endal vett valada ja leiba saia võtta. Soovitsin head isu ka. Operaatoril on siis selline klassikalisem valik, lihakaste ja kartul, salat kõrvale. Aga mis ongi meeldiv näha, et on ka rohelist siin pandud ikkagi. Päevaprae kõrval on alati mõnus salatit ka võtta, aga millega mul enne jutt pooleli, et mõnus said ise panna siin määred peale ja saiale leivale. Saad ise endal vett kogu aeg juurde valada, palju tahad ja maks siis 4,50. Nii et head isu. Nii, kõht sai täis söödud, väga maitsev oli, väga kiire teenindus, mõnus. Aga mis enne unustasin mainida, et tuled siia Lilli restorani tahahoovi ja siis on selline väga maaline vaatepilt. Purska meie taga siin käib, üles läheb terrass ja seal üleval on veel omakorda terrass, et mitu taset, laste mänguväljak on veel siin. Et mis mulle meenutab pigem võib-olla selline luksuslikum hotelli, mingi tagahoovi, et ala tuled hommikusööki nautima. Et selline tõesti, et väga mõnus ja suur, et ees olid mõned pingid ja sees on istumiskohti. Aga siis, kui sa ikkagi siia tahahoovi tulid, siis tuli väga ilus vaatepilt ja me saime sellise ilusa päevavarju olla ka. Väga mõnus kohake, kus lõunasööki nautida. Nii et Valgas seda kohta soovitame tõeliselt. Vesi kulub ära, aga on mõnus. Kannu täis vett on tehtud koos sidruni ja apelsiiniga, et ma ei tea, maitse vesi, aga alla palju tahad. Praegusel kuuma ilmaga tasub väga ära. Aga jah, mis ma veel unustan võib-olla mainida, et rohelist on ka siin taga hovis palju, et selline ilusad põõsad, taga on veel lilled, lillepotid istutatud, et tõesti kaunis koht. Isegi laua peal meil siin väike ornament on. Bukett lausa. Kõht täis, lähme vaatame Valga keskväljakut. Peab veel kord ikkagi Lilli restorani tänama, sellepärast, et siin, ma ütlen, meiega koostöö oli võib-olla 15 inimest, nüüd oli isegi rohkem, umbes sinna kanti. Aga toit tuli ruttu, teenindajad olid väga toredad, soovisid kena päeva nagu ikka. Kõht on täis, liigume keskväljakule. Pikselprint ja tundub mingi tähtsam hoone, väga suur selline tööstus käib, aga näe, siin käib samal ajal ehitus. Aga mida me tulime tegelikult siia vaatama, on see väljak, staadion. Mingi väike trenn käib. Segama päris jakka, tundub kergejõustiku trenn pigem. Korralik ikka, ja, katus isegi seal pea kohal. Jalkaväljak ainu, siis on staadioni ring. Sellised hüppematid kõrgushüppeks, teivashüppeks, ja kindlasti on ka kaugushüppeks mingi kastike. Aga jah, midagi rohkemat pole vaja, tegelikult veidi ikka üllatab, et täitsa korralik on siin. Kõik nagu olemas. Seal on mingi vapsee, mingi vipploos vist. Mingi pukk üleval. Staarid saad seal olla.
aga ei hakka siin tüdrukud hakkavad trenni tegema, ei hakka segama. Aga me tegelikult vaatame selle hoonega üle, siin ei see ka silma. Jah, näe, jälle need Pingsi väljakud. Pingsi lauad. Suvaliselt ja. Aga need on vaata päris paljudes linnades on näinud, väikestes kohtades eriti. No Valga ei ole väike koht, aga see on nagu moodi läinud, et sellised betooniga pannakse siia maa külge ära enam-vähem ja mängige palju tahate. Aga ega ma ei saa aru tegelikult, mis hoone see on nüüd. Aga sellele võid öelda, et see on ikka väikestele jõnglastele, jah, siit saad üles vist ronida. Aga ma pole sellist asja varem näinud siin mänguväljakut. Näe, igal pool midagi uut on. Aitab küll. Aga tahaks väita küll, et see on lasteaed ja kui on lasteaed, siis on ikka väga modernne lasteaed, nagu näha. Suured klaasakned. Siin on vist isegi permanentse mingi värviga pandud lastele suveks. Või mingi keksu ja. Näe, see on ju see ussi ja redeli mänge. Tsirkus. Päris lahedalt tehtud ja. Teagi, mis ta siin on. Ikka mingi paksu värviga pandud. Täitsa nagu äge. Noh, kabemale on igal pool moes. Oota, aga mis see nüüd on? Kas see peaks olema reis ümber maailma võib-olla kuidagi loogiline? Ei ole. Ma ei tea, mis mäng see on. Nüüd ma olen küll vastuse võlgu. Aga tõesti väga lahe, nagu, et kasutatakse sellist alaga ära. Et mina ütleks, et siin lapsel küll igavis hakata siin nagu kõiki teha. No seal ees on tegelikult see silt olemas, lähen vaatame korra. No vaatame ikka selle koha üle, kus me siin mänguväljakul olime, muidu jääme vastuse võlgu. Aga tundub, et siin on kool, mitte lasteaed. Valga Priimetsa kool. Et tahaks arvata, et äkki see on siis algkool, maksimum põhikool. Et ju Valga gümnaasium on olemas, aga ei tea seda ka kindlalt. Aga äge, et too hoone on siis see uuem, kus me nägime, et olid suured klaasaknad ja modernsem. Aga siin on selline vanem hoone säilinud, telliskivid ja suured aknad ka siin. Aga siin on olnud võib-olla kunagi isegi Valga tütarlaste gümnaasium, nagu näha. Marta Pärna on seal toodud välja direktor aastatel olnud. Et äge, kui sellised vanemad hooned on ka alles, eriti koolimajade näol. Jätab sellise ajaloolise õngu linnale. Margita Barber, meeste juuksur. No, see on nagu ärs soditud siit. Rimi jalgpalli suvelaagrid augustis aina, kellegi ratas, kas müügis või varastatud. Võt see on juba mingi salajane keeld ja või uus suvekaup, avatud EVLP ühing. Valga ei teagi. Huvitav, et nad on nagu jätnud selle kuidagi väga. Sest tegelikult bussipeatus ise on ilus ju. Ja, et klaasid ja kõik näe isegi tutiks prügikasti pealdana. Et huvitav. Aga nagu siin ongi ägedalt kirjas, et Valga üks linn, kaks riiki. Et äge selline tunnuslause on. Nii, Valga muuseum. Näe, siin on korralikum stend võib-olla näha, mis siin hakkab toimuma. Palju enne sünnipäevaks on siin inimestele näitus, Rebasemõisa festivali reklaam ja Valgamaa pärimuspidu. Kogu üritus muuseumi hoovis. Ehk siis seda reklaamitakse siin suurelt ka, ma nägin. Laura Põldvere ja mustkunstnik tuleb meil siin kohale, Meelis Kubo. Aga mis siin veel välja saab lugeda? Säde seltsimaja valmis 1911–1913 ehitati. Ja siis selles majas tegutses ka siis Säde teater 30+ aastat. Et hoone on ikkagi korralikult aega näinud ja tegevusi tehtud. Äge, kui siiamaani suudetakse elus hoida millegi teise näol. Ametnike maja peab ikkagi olema igas linnas. Rahvusarhiivi näol oli praegu tegemist siis. Õu on seal väga suur, ma tahaks arvata, et see on selle sama muuseumi õu seal taga. Võru linna natuke annab see Valga siit sellised, kuidas ma ütlen nüüd, teisel tasandil tänavad või jalakäijate omad, et seal olid ka poed niimoodi. Ja siis oli üks selline tänav, oli ka selline ruudusüsteemis natuke või seal tagapool leidus, et natuke viskab sellist Võru õhkkonda, aga mis peab jällegi välja tooma, et siin on väga selline erinevate ajastuste põkkumine oma vahel. Et on selliselt nagu nõukaajast jäänud maju, on uuemad maju, kortermaju, täiesti lagunenud mingi puumaja, siis on täiesti tutikad, modernsed hooned, nagu nägime, et siin on nagu hästi palju seda erinevaid ajastusega näha, mis teeb nagu see linna väga omapäraseks. Ja nüüd ma kindlasti ootan juba ka seda keskväljaku nägemist, et see olevat ka see viimaste aastatega niimoodi veel rohkem korda tehtud või üles vuntsitud, et kaeme üle. Nii, Valka 7 kiriku suvemuusikafestival.
8 kuni 27 juuli. Kui video on üleval, siis kui see video on üleval, äkki veel viimased päevad see festival toimub, ei tea. Aga jällegi tore näha, et see on ikkagi korralik festival ja mis ta on siis 2-3 nädalat kestev festival põhimõtteliselt. Aga siit kohe mööda kõndides oli ka Valga kultuuri- ja huvikeskus. Päris sinna sisse hakkab praegu ronima. Meil on piisavalt plaanid tehtud, nagu mainisin juba keskväljak, aga samas tahaks käia seal ka veekogu teres ära, et Paisjärv ja mingi jõgi ja vist voolab seal. Et äkki saab sinna sisse kasta sellise palava ilma puhul. Nii, mööda tänavat kõndides näeme, et siin keskel on tegelikult jälle selline äge allee tehtud, kus on puud istutatud, aga samuti hästi sellised suured lillepotid, nagu seda näeb harva võib-olla. Et äkki on alles hiljuti toodud või seeme mulda pandud. Küll siit midagi võimsat välja kasvab, et ka äge lahendus, et palju tihedamini, pigem sellised mingi lihtsalt betoonist valatud või kivist tehtud sellised, mitte isegi lillepotti meenutavad, vaid lihtsalt mingid alused, aga siin on nagu ägedalt värviliselt tehtud. Aga allee on jälle. No miks ma jälle Võru seda õhkkonda välja tõin, et seal olid ka sellised alleed, ma mäletan, kui tulime Tammula rannast. Et eks siin paljudel suurlinnadel Eestis ole sarnaseid jooni, aga see nagu kuidagi viskab väga sarnast. Ja otse on kirikud on näha. Jah, väga ägedalt tõesti tehtud, et suunaga kiriku poole. Nagu ikka siin Eestis suuremates linnades tegelikult peab silmad lahti hoidma. Korea baar aina ja on nagu õrna aimugi, et selline asi siin Valgas võib olla. Mis menüü seal võib olla ja mis üldse lugu sellel on. Et äge, kellel aga rohkem aega on see, aga tulge avastage Valga linna edasi. No nii, siin on midagi tähtsat ajalooli huvilistele nüüd. Härra andis siis Valgale linnaõigused 1584. Ungari Vabariigi suursaatkond. See on ikka väga korraliku ajalooga linn. Töö käib siin kiriku juures. Äge, tulime täpselt täna siia. Nagu näha, on pannud siin sellised trossid. Vinnatatakse üles alla asju ja remont käib. Tore näha, et kirikut hoitakse ikkagi niimoodi tööjõus või noh. Seal sees arvastatud tehakse remonti või vahetatakse mingi vana laud välja. Aga noh, süsteem toimib. All 2 meest, üleval 1 mees ja järjest need asjad alla saadakse toodud. Köiega alla. Köiega alla, jah. Liiklust pannakse kinni. Aga noh, inimene võtab seda mõistvalt, kohalik. Noogutab autojuhile, saadakse aru, mitte ei hakata signaali kohe laskma, ma pean kuhugi jõudma. Ja tegelikult, mis oli kiriku vastas, oli ka Valga muusikakool oli see samas. Nii et tegelikult koolijooneid ja selliseid meil on piisavalt siin. Tulime üle tee, sest tundus, et see juba võiks olla nagu mingi keskväljak, aga ma panin täiesti põssa. Lihtsalt selline kivi alles jäetud. Nii, kuum pitsa on meil siin, kasutatud riided. Auto tuleb. Aga no nüüd ma ütleks küll, et me jõudsime ilusti keskväljakule. Olemas. Lipud lehvivad. Selline suur. Seal on mingi väikesed purskaud, aga nagu näha, ma arvan, et kõige uuem täiendus on siin. Seal on ka tegelikult siin uuem puidustoone, aga mänguväljak on ainult korralik. Ja sellised pingid, kus saab sellist lebotada, päikest võtta. Söögikoht jälle. Mänguväljak Triibu, isegi nimi on meil siia pandud. Me ei hakka minema. Kuni 14-aastase lastele. Et ei hakkaks siin kiusu tulema, panen värava endas kinni. Noh, tore jälle näha, et lisatakse sellist elemente keskväljakule. Too. No see natuke, mis on, et siin, kes võib-olla, kes tööõpetuse tunnis olid siin põhikoolis. Siin sai nagu kõik ära tehtud. Ka väga äge selline element lisatud. Aga pitsa saab siin reede, laupäev, pühapäev. Ju siis ei ole mõtet iga päev lahti hoida, aru saada. Käib rohkem rahvast võib-olla nädalavahetusel linnas. Mõnus. Nii, nagu ütlesin enne, tegelikult piisavalt lai ja avar, et siin saab jällegi arvatavasti võib-olla selle põhimõttega tehtud, et saab mingi üritusi korraldada, mis iganes siia marssima panna, bänd kutsuda, väikese lavased isegi siia püsti panna. Aga näe siin, ta ei ole täitsa ääres, aga keskel, ikka rohkem ääre poole on selline väike, purska, lihtsalt selline vesi, läbikäiv vesi. Praeguse suveilmaga on nagu see väga tervitatav. Saad pea ära kasta korra, kui tahad ja saad nagu enda päevaga edasi minna.
mõnus, värskendav. No nii, lähme reisile. Nii, nagu oli öeldud igal pool, üks linn, kaks riiki. Kui ikkagi Valka tuled, siis on vaja ikkagi ära käia mõlemal pool, nii Eestis kui Lätis. No ma jäägi tegelikult siia. Algab uus kodumaine seeria, mis ei ole üldse kodumaine, avastame Lätimaad. Esimene linn Valka. Aga ilusti piiripunkt aina, siin on siis Latvias Republika olemas. Et mulle väga meeldib, kui on selline vabam riigipiir, ei ole viisajama, ei ole mingi igal pool politseinikud. Eks aru saadav, et iga riigiga ei saa nii teha, aga väga tore näha, et Lätiga meil sellised suhted olemas, kus me saame Valgast minna Valka lihtsalt ja kõnnin siin praegu edasi-tagasi. 100 korda teen ära. Päris nii palju ei hakka, aga... Juba 2 korda. No nüüd juba saab juba öelda, et ma see suvi ikka käisin reisimas küll. Ma ikka olen ikka päris palju see suvi käinud. Väike sein putka aine. Siia paneme ühe sõdurpoisi seisma. Saab 11 kuud aega teenida. Ja on kogu lugu. Aga mõnus, äge, et sellised sümbolid on alati ju teretulnud. Pinkide peal Eesti lipp, teisel pool Läti lipp, Valka aine. Et see on väga äge. Järjest on neid sillad lähevad järjest, mis nagu saad üle piiri minna juba peaaegu. Et väga mõnus selline värskendav. Aga ma ei pannudki tähele 3 Läti lippu, 3 Eesti lippu ka, et igal pool on sümbolid olemas. Ja seal on juba Läti kirik näiteks. Siin on mõni teine kord. Jääme meie ikkagi Valga poole täna. Nii, minu vahetus on läbi ja kõnnime edasi, et on söödud. Käisime poes Selveris, siin oli Selver, Rimi, kõik toidupäed tegelikult olemas suuremad kauplused. Aga mis on veel tegemata, on selline veekogu, kus saaks väikese suplus ära teha. Et Valga linn on praegu väga tore, ainult kõht sai täis, ilma sai nauditud, täna ikka kraadid täiesti maksi keeratud. Kui selle suplus ära saame teha, siis on Valga linn meid suurepärast vastu võtnud ja oleme väga rahul, nii et liigume edasi. Ja sellise ilmaga ikkagi soovitame meie vett juba kõvasti. Jah, et me ossimegi siit Rimist 1,5 liitrit külmavett ja siis veel väiksed pudelid, et selle kuumusega on tegelikult raske vaadata siin, võib-olla just neid pensionäre ja vanemaid inimesi ikka tõmbab neid korrekt maha, et siin poes ka nägime, et istuti seal pingi peal, nauditi sellist poe külma õhku, et iga viisiga peab ellu kuidagi jääma seal palava ilmaga aru saada. Siin on kiik täitsa, kiigu peal päris ei lähe. Ma mõtlen ka. Noh. Eesti ja kord Läti peal. Jah, ma ei teagi. Päris äge, seal on kirjas midagi. Valka, siin on nagu juba läti keeles mingi asjad kirjas. Et võib-olla juba see Lätile kuulub kiik, aga päris äge lahendus jälle. Valka Rotary klubi. Ahah. Siin on sellised härrasmehed. Rinskid. See on 2014-2015 on seal kirjas. Suured ühiskonna tegelased siis. Ja. Korralik, aga jällegi, et pigem sellises võõras kohas või mitte sellises sarnases, tuntuskohas külakiigu sarnane toodeta võib-olla veidi väiksem. Sellega päris üle võlli ei saa kahjuks panna, seal on piir ees, aga elamuse saab kätte. Pedeli või siis ka tuntud ka, kui Pedele jõgi läheb siit, et Läti poolt tuleb ja siit Eesti poole voolab, nagu näha. Pedeli läheb edasi. Jah. Oleneb, mis keelt räägid? Varsupite. On tuntud, väga tuntud. Et äge jälle, kui sellised keskkonnavärgid ka siin jagavad piire või annab sellist maiki juurde. Aga mis ma siin ütlen, ma ei tea, ma otseselt rannala ei näe vist või kedagi ujumas. Mingi liiv on toodud küll sinna äärde mänguväljakule. Võrguplatsile äkki. Mänguväljakud väga palju. No jälle, mis siin on lauatennis ja need ka lauad. Mängi palju tahad. Üldse halb, tegelikult koolid on korda tehtud, mänguväljakud on ilusad, ma ei tea, suvi on nagu suvi ikka, parki on ja hea toit. Ja nagu enne ütlesime, kui siia... Skatepark, palun. Skatepark, see on kõik, mis linnale omane, nagu oleme näinud siin mitmes episoodis juba, et koolid, staadionid, poed, ujumiskohad, mis iganes. Kui tahad reisile minna juba lennupiletit osta, saad kohe jala minna. Jah, saad Lätti ka minna rahulikult, et ei ole mingit probleemi. Aga see tundub selline mitu ujumiseks tehtud kohake, kuid samas ega siin ei tea kunagi seda asja. No nii, see on siis kõige tuntum käru Valgas, toidukäru Valgas, aastaid juba siin olnud. Ma ei tea, tegelikult võib-olla eile toodud, aga huvitavatest niimoodi siin on, vähemalt pole vett visatud. Aga mis jäi kohe silma, et see uuem rida elamu on ehitatud siis kortermajad ette, et siis Paisjärve vaadet blokeerida nii-öelda.
et siin on kuidagi ülbelt mingi vend objekti pannud, et ahai, nüüd on meie oma. Aga neid paisjärve on tegelikult siin mitu järjest ja siin operaator rääkis kohalikega, kes rääkisid vene keeles ja ütles, et pigem seal silla juures nagu võib vette minna sealt edasi natuke. Tam jest pljāž, nagu rand on juba seal. Et, aga mis võib öelda, mõelda seda paisjärve on tegelikult mõlemal pool on selline kergliklustee, me oleme tegelikult praegu veits lollist, me oleme rattateel, nagu ma saan aru. ei ole kohalikud, vabandust. Et mõlemal pool on kergliklustee jalakäijatele, jalgratturitel, kes tahab rulluiskudega lasta. Et see on jälle väga mõnus selline asi, mis annab linnale palju juurde. Saad siin nautida ikkagi. Ja nüüd, kui päike ära läheb ja tuul tuleb, saab täitsa korralikult lebosta lasta. Ikka üle 30 kraadi. Ei, no kraadi on, ma olen siin kõik Eesti rahvast teha, mis see on. Kõik, kes läksid puhkusele soojale maale Eestisse, edu teile, no meil on siin veel parem. Ei, puhkusel saadki puhata sellest päiksest. Puhkusel saad võib-olla jah, sa peaksid jah Norra või kuhugi Põhja-Soome lähed hoopis. Nii, ühe paisjärve ääres siin siis ei hakka sealt minema, kus lapsed juba hullavad, aga seal on riietuskabiin ja stend, et seal võib ujuda. Ma lähen siia niimoodi suht suvalisse kohta. Aga nagu näha on siit ka vist pigem mindud vette. Nii, esimene aste on selline võib-olla veidi jube. Tundmatusse astumine. Tundmatusse minemine. No, vesi on väga soe. See on ikka täitsa vannivesi. Kas üldse? Kas nüüd jahutama hakkab? Tõesti mõnus. Nii, ujumas käidud, ma ütleks, et mõnus mingi 25-26 kraadine vesi oli. Jahutas korraks maha juba praegu higi otsast tagasi. Aga Metsis hotelli juures siin kohe ilusti suur valge hoone, aiaga piiratud ala. Üks uhkemaid siin kindlasti Valga linnas üldse. Restoran on seal näha ja siis on väga suur õu ja kohe on näha, et muru on ilusti niidetud. Põõsad kõik on ilusti ära pügatud, mis on vaja, et tagaoov oli ka. Siin võiks ööbida küll jah, ja tagaoov oli ka ilus, et ma võin kihla öelda, et siin konditsioneer on olemas, et seal vast kuumuse kätte ei jää. Aga mis on kohe siin ilusti Metsis hotelli vastas on siis selline keskpark või lihtsalt suur Valga linnapark. Et sild on seal, väike tiigike, discgolfi rada oli näha, et lähme vaatame pargi ilusti üle. Nagu alati väga teretulnud ikkagi, kui seda rohelust säilitatakse sellises suuremas linnas. Ja linnud juba jälle laulavad. Aga näe kohe hääle muutus teine, nagu autot mööda ka läinud. Täielik vaikus. Linnulaul. Nagu kohe mõnus määletoon ka mul kohe muutus, sellepärast, et ei pidanud nagu enam karjuma. Aga vaatame siin üle pargi. Vabadussõja auks siis püstitatud väikese sellise värsireaga ning tõttad Isamaa poole on lõppsõna siin. Väga ilus. Nagu ikka, ega väga pikalt ühte linna jääda ei saa. Valga elanikud või kõik, kellele Valga on väga südamlähedane. Kindlasti kirjutage, mis siin veel teha saab või huvitavaid fakte selle linna kohta. Meie täna Valga linna saime kõhu täis, mina siin ennast jahutada vees, tutvusin kohalike vaatamisväärustega, väga mõnus ilm oli. Tänan uuesti Valga linn. No ja näeme juba järgmises osas.